koos saame teha ja see on panna kokku ka armastuse ohvriand siis Jumala riigi töö heaks. Ma lasen selle siit ringi käima ja siis samal ajal nimetan ka mõned teated, mis siis on ees seismas, et järgmine kolmapäev siis saame jälle kokku tulla kella 6:30 siia samasse ruumi. Ja nüüd natukene ettepoole vaadates ka, siis on toimumas mõned sellised vähe suuremad sündmused ka siin Muhu saarel ja esimene nendest on Impact Baltic, mis on 27. juuni kuni 7. juuli. On tulemas üks missioonigrupp Euroopast, kes siis erinevatest riikidest on tulemas nii Saaremaale kui Muhumaale, et meid teenida ja me saame nendega koos teenida, nii et ka kindlasti siin kolmapäeva õhtuti ja pühapäeval ka, vähemalt ühel pühapäeval nad on siin meie keskel jagamas Jumala sõna ja oma tunnistusi. Kes nad täpselt on, pole õrna aimugi täna, aga kindlasti inimesed, kes armastavad Jeesust ja tahavad sellest teistele jagada. Järgmine suurem sündmus on suvepäevad, EKNK suvepäevad, mis toimuvad sellel aastal 17. kuni 19. juuni ja seda siis Lootuse külas. Ja sinna on võimalik registreerida EKNK kodulehe kaudu ja sellel siis suvepäevadel on nii, et otseselt osalustasu ei peagi maksma, et sa saad tulla ja olla 3 päeva seal koos ja teha omapoolse annetuse või vabatahtliku sellise panuse, mis on sinul võimalik ja kui ei ole võimalik, pole hullu, võid ikka tulla. Nii et 17.–19. juuni oleme Lootuse külas koos. Septembris, kellel nüüd on missionikutsega südames, siis toimub üks missionireis Inglismaale ja see muidugi on natukene kaugem sündmus veel, kui ta lähemale jõuab ka, eks siis saab ka võib-olla täpsemalt rääkida, et Alan ja Alice, kes on käinud meie keskel, on siis ka meie missionireisi juhid. Ja toimub siis ka üks missionikonverents septembril, see on nüüd vähe kaugemal Valgas, teises Eestimaa otsas, aga tänapäeval autod ja kõik sellised vahendid aitavad liikuda ja kellel tõesti on soov, siis võite mulle märku anda, saate ka kaasa tulla. Ja oktoobris, mida me oleme ka juba siin mitmed korrad rääkinud, toimub suur lootusaeg festival 18.–19. oktoober Tondiraba jäähallis. Ja ma annan lähiajal ka info, et siit Saaremaalt on minemas ka mõlemal päeval üks buss, kes viib rahva tasuta sinna, toob tasuta tagasi ka ja loodetavasti siis, kes te Muhus elate, saate, ei pea Kuressaare otse tulema, vaid saate Muhust ka peale tulla, nii et selles mõttes see võimalus ka on kõigile avatud ja tere tulnud kindlasti ja võtta oma tuttav või sõber kaasa ka. Et nii palju siis hetkel teadetest ka. Nüüd ma enne kui siis jagan teiega sõna, küsin, kas kellelgi on tunnistust, kes tahab anda tunnistust. Et see on ka tavaliselt olnud üks võimalustest, mida on kasutatud, et kui on keegi, siis võid seda teha. No, väga tore. Näed. Kui kellelgi teisel ei ole praegu tunnistust, siis on minul üks tunnistus. Eile meil õnnestus olla Valuriga ja kogu 4 kaare seltskonnaga Tallinnas, Toompea koguduses. Me saime mõlemad sealt puudutatud vägevalt ja ma olen siiamaani sellised tule sees. Aga meil ei ole just palju võimalusi võib-olla tõnistada sünnipäevalast, kes meil siin kohal käib. Aga meil on tõesti suur rõõm. Valuril oli sünnipäev ja me tahame kogu kogudusega tõnistada sind. Ja no minul on väga suur tänu kõige eest, mis sa minu ellu oled panustanud. Ja ma arvan, et iga ühe inimese ellu oled panustanud Jeesuse Kristuse läbi. Ja mul on olnud väga suur rõõm ja ka võib-olla tees õigus olla selle teenistuse sees ka
ka selle muu koguduse loomise juures, mis on olnud nii suur asi tegelikult, kui me vaimumaailmas oskame ette kujutada, mis see võis olla sel hetkel. Et need on suured asjad ja võib-olla veel suurematesse asjadesse on Jumal kutsumas siit ja seda teed on sillutamas. Ja Jumalaga käia on alati väga huvitav, väga vägev ja see, kui väga ta meid armastab. Et seda oled sa nagu suutnud edasi anda, ma arvan, et igale ühele, kes on vähegi kokku puutunud sinuga. Me täname selle eest. Ja ma tahan palvetada ja ma usun, et kõik me tahame palvetada ja soovida head. Võib-olla tõuseme ja anname kõik oma head soovid Anurile kaasa jälle. Ja võime sirutada oma käe. Isa, ma tänan. Isa, ma tänan selle eesõiguse eest. Olla selles koguduses, olla samas teenistuses, mis oluline on. Ma tänan selle eest. Isand, ma tahan tõepoolest, et sa sillutaksid seda teed tema jaoks. Issand, need südame soovid, issand, sina näed neid. Et need tõusevad ellu sinu väes, sinu elustavas väes, issand. Nii nagu sa oled öelnud, et sinu vägi elustab, mitte meie oma inimlikkuses tarkuses, vaid et sinu elustav vägi sillutab selle tee Jeesuse Kristuse nimel. Ma palun Jeesuse vere kaitset kogu tema pere üle. Kogu tema pere üle. Jeesuse vere kaitset, issand. Tõepoolest, issand. Seda meelevallaga sõna, läbi murdvat sõna. Ja sina temale annad Jeesuse Kristuse nimel. Ja erilist tunnetust, sinu tunnetust, Jeesus. Issand, tänu ja kiitus sulle au eest. Erilisi õnnistusi tema ellu. Ja tõepoolest, issand, sina oled see, kes suleb uksi, sina oled see, kes avab uksi. Kõik valed uksed tema ees on kinni. Kõik uksed, mida sina, issand, teed lahti, teed auliselt lahti, issand, need on lahti. Ta tunneb need ära Jeesuse Kristuse nimel. Sina oled suurem kui see, kes on maailmas. Tänu ja kiitus sulle, issand. Amen. Ja meil on kiitus. Suur tänu, armsad. Võite võtta istet. Näed, lilled ka veel. Armas aeg, aitäh. Väga ilus. Suur tänu. Minul on jälle suur rõõm teiega jagada seda teekonda, kuhu Jumal meid on kutsunud ja kuhu me tema armust oleme võinud kõik astuda. Kas on veel tunnistusi? Momendil ei ole. Mis kuupäev oli sünnipäeval? 17. Ma olen 25, mul oli eile. Sinul oli eile? No näed. Jaa. Tule siis siia, sünnipäevalaps. Meil on sünnipäeva kingitus sulle. 17 ja sinul 25. Tänu Jumalale, et sa oled siin. Sa oled tema armas laps, Timo. Ja me palume, et Jumal sind tõesti hoiaks ja kaitseks. Ta on mind 49 aastat juba hoidnud. Piisavalt põhjus tänamiseks. Väga tore, Timo. Timot on alati siin hea näha, et kui vähegi võimalik, siis ta on olnud kaasas. Kas on veel või? Okei, kui on, saad jagada pärast kohvilauas ka. See ei ole ainult, et seda siin saab teha, et meil on pärast osadus kohvilauas. Kui paljud teist on käinud Munamäel? Jaa, okei. Jaa. Kuidas sinna ronimine oli? Lihtne, raske? Liftilla saab sõita. Okei, väga hea.
sina kasutasid lifti. aga mina olen ka käinud ja ausalt öelda, ega see päris selles mõttes lihtne ei ole, et võtab ikka vahepeal niimoodi hingeldama ka, kui oleneb muidugi kiirusest, aga miks ma seda küsisin? Üks lugu piiblis, no muidugi siin on palju lugusid, see on selge, aga üks lugu, kus Jeesus oma lähimad sõbrad võtab ja viib kõrgele mäele. See on Luuka evangeeliumis, seda on teistes evangeeliumites ka. Aga ta võtab need ja kui ma seda nagu lugu lugesin, siis ma natuke püüdsin ennast panna ka sinna sisse, et ma olen käinud Iisraelis ja ma tean, millised mäed Iisraelis on. Ja kuidas sinna tippu ronida tollel ajal, kus lifti ei olnud võis olla päris suur väljakutse, et ma olen Massadal ka käinud ja no seal on ka liftid. Alla tulin küll ilma liftita, aga üles läksin ka liftiga. Et no Jeesuse ajal lifti ei olnud, vähemalt ma ei ole kuskilt lugenud, et oleks olnud. Aga nad läksid ühele mäele ja ma loen lihtsalt selle teksti meile meelde tuletuseks ka Luuka evangeeliumist. Ja see on 9. peatükk 28. salm. Ja see on päris selles mõttes huvitav lugu, et siin juhtub eriline sündmus. Ent arvata 8 päeva pärast neid kõnesid, see 8 päeva oli see, kui Jeesus oli küsinud Peetruselt, et keda inimesed ütlevad mind olevat. Ja siis nad igaüks seal ütlesid ja Peetrus ütles, et sina oled Messias ja 8 päeva peale seda siis sündis, et Jeesus võttis kaasa Peetruse, selle sama mehe, kes siis ütles, et sina oled Jumala poeg. Ja võttis kaasa veel Johannese ja Jakobuse, need olid tema 3, võiks öelda sellist lähiringkonna siis sõpruskonna sõpra. Nendega ta päris selliseid sügavaid asju arutas ja võttis nii mitmelegi korral endaga kuhugi kaasa. Ja nüüd ta võtab need mehed siis mäele endaga kaasa palvetama. Ja palvetamise ajal ta näoilme muutus ja tema riided läksid kiirgavalt valgeks. Ja ennäe, 2 meest kõnelesid Jeesusega, need olid Mooses ja Eelia, kes kirkuses ilmudes rääkisid tema elu otsast, sellest, mis tal Jeruusalemmas tuli täide viia. Aga Peetrus ja tema kaaslased olid suikunud raskesse unne, ent virgudes nägid nad Jeesuse kirkust ja neid 2 meest tema juures seismas. Ja see sündis, et kui need mehed tema juurest olid lahkumas, ütles Peetrus Jeesusele, õpetaja, siin on meil hea olla. Teeme õige 3 lehtmaja, ühe sinule ja ühe Moosesele ja ühe Eeliale. Ta ei teadnud, mida ta ütleb. Aga kui ta seda ütles, tekkis pilv ja varjas nad. Nemad aga kartsid pilve sisse jäädes. Ja pilvest kostis hääl. See on minu äravalitud poeg, teda kuulake. Ja kui see hääl oli kostnud, selgus, et Jeesus oli üksi. Ja nemad vaikisid ega kuulutanud kellelegi neil päevil midagi sellest, mida nad olid näinud. Kui Jeesus need mehed võttis ja teekonnale asus, no siin ei kirjelda seda, mis seal teekonnal alt üles mäkke ronides võis juhtuda, aga seal võis palju asjugi juhtuda. Üks on selge, nad jõudsid sinna mäele. Eesmärk ühel viisil võiks öelda, oli täidetud. Oli jõutud mäe tippu. Võiks küsida, et mis nad sinna üldse ronisid? Ma ei näe, et Jeesus oleks eelnevalt kuidagi mehi ette valmistanud ja öelnud, et vot, nüüd pange ennast valmis millekski eriliseks. Võimalik, et ta seda tegi, võimalik, et ta tee peal vahepeal ütles, aga olles jõudnud mäe tippu, hakkavad juhtuma mingid huvitavad asjad. Ja ma võrdlesin natuke seda inimese eluga üldse. Vaata, me oleme ka teekonnal ja vahel meie elus võib ka tunduda, et see teekond on nagu kogu aeg üks mäkke minek, sest see on raske. Igasugused takistused võivad ette tulla, aga me liigume me näeme midagi, mille poole me tahame liikudes, mida me tahame kätte saada.
Jeesus muidugi võis olla, et teadis, et seal juhtub selline asi, nagu me lugesime, aga võib-olla ei teadnud ka. Meie elus on väga palju teadmatust. Me ei tea, mida toob homne päev tegelikult. Me võime aimata, me võime arvata, oletada, aga täpselt ei tea. Ja võib juhtuda, et homme just sinu elus juhtub midagi sellist, mis on täiesti, võiks öelda, usklik inimene ütleb, uskumatu, et see asi juhtub. Aga need 3 meest jõuavad sinna mäkke, see on kindlasti olnud väsitav, raske. Ja nüüd nad hakkavad palvetama. Ja piibel ütleb siin, ja ennäe, 2 meest kõnelesid Jeesusega. Ja vaadake, kes need mehed on. Piibel ütleb, see oli Mooses ja Eelia. Aga kui nüüd mõelda natukene sellele ajaloole, millal elas Mooses, millal elas Eelia ja millal elab Jeesus. See ajavahemik on seal kolossaalselt suur. Mooses elas enam-vähem 1300, mõnede arvutuste järgi 1500 aastat enne Jeesust. Eelia täpselt samamoodi, mitusada aastat enne Jeesust. Ja nüüd nad jõuavad korraga mäele. Ja selline ilmutuslik valgus, kus need 2 meest, kes on ju ammu ilma surnud, ilmuvad korraga seal nende silme ees. Ja nad kõnelesid Jeesusega, kes kirkuses ilmudes rääkis tema elu otsast, sellest, mis tal tuleb Jeruusalemmas täide viia. Aga Peetrus ja tema kaaslased olid suikunud raskesse unne. Uskumatu, et sellisel ajal võib magada. Aga need mehed magasid. Selle suure ilmutuse valguses mehed magavad. Ent virgudes nägid nad Jeesuse kirkust ja nad nägid neid 2 meest tema juures seismas. Peetrus, Jaakobus, Johannes magasid küll ja magasid võib-olla mõne hetke maha, aga ometigi midagi saab nendel osaks ja nad näevad Moosest, nad näevad Eeliat. Ma ei tea, kuidas sellised asjad on võimalikud. Aga näed, Jumalal on võimalik. Ja mitmed tunnistused, mida ma ise olen kuulnud, on midagi sarnast olnud, mitte et Mooses ja Eelia oleks ilmunud. Võib-olla sa ise oled ka kuulnud, aga inimesed on näinud mingeid ilmutusi oma elus, kus korraga, ma ei tea, nende vanaisa ilmub, nende esiisades keegi ilmub, mingid sellised huvitavad sündmused, millel meil ei ole alati seletusi olemas. Aga need puudutavad, need kõned, need jäävad meile meelde. Ja nüüd Eelia ja Mooses olid ilmunud ja Peetrus oli näinud, kõik need 3 meest nägid ja nüüd korraga midagi Peetruses läheb põlema. Vau! Vägev! Eelia, Mooses, kõik nad on minu silme ees olnud. See on püha paik, siia ehitame 3 lehtmaja. Peetrus oli selline äkiline vend. Ta oleks tuld täis kohe. Nüüd tuleb midagi teha. Nendele meestel tuleb teha siia telgi. Kui Peetrus oleks natukenegi mõelnud, kust need mehed tulid. Vaevalt, et ta siis oleks seda telgi ideed välja pakkunud. Nad tulevad otse taevast. Jumala aujärje eest. Ilmuvad seal. Aga Peetrus on Peetrus. Ja ta teeb selle asja ära ja ta ütleb, et nii nagu ta arvas, et see on hea. Aga teised 2 venda on lihtsalt vait. Vahel tuleb vait ka olla. Ei pea kohe midagi tegema alati. Ja kui ma seda lugu loen, ma näen siin mitmeid inimtüüpe. Ja ega inimene ei ole väga palju muutunud ajaloo jooksul. Ikka on neid Peetruseid, ikka on neid Jakobuseid, ikka on neid Johanneseid. Kõigil on oma iseloom. Kõigil on omad mingisugused emotsioonid, oma väljendusviisid.
aga see, mis nagu selle loo sees kõige enam mind kõnetas, ei olnudki see võib-olla, et Eelia ja Mooses ilmusid, et Peetrus seal lubas kohe hakata midagi ehitama. Johannes ja Jakobus on lihtsalt kuskil vait ja vaatavad asja peal. Aga see lõpuosa, see nagu puudutas mind väga sügavalt. Ja just see, et pilvest kostis korraga hääl. No see võis toimuda väga palju sündmusi. Ja see hääl ütles, see on minu äravalitud poeg, teda kuulake. Ja kui see hääl oli kostunud, selgus, et Jeesus oli üksi. Ja nemad vaikisid ega kuulutanud kellelegi neil päevil midagi sellest, mida nad olid näinud. Ilmutused tulevad ja ilmutused nagu lähevad. Aga teda kuulake. Vot see ma mõtlesin, et see on midagi, mis on minule ka nagu väga oluline. Et ma ka mingites asjades lähen väga põlema, tahaks kohe asja ära teha, mingi asja paika panna seal. Mis iseenesest ei ole halb asi. Aga et kas see nagu on Jumala tahtmine ka? Et see on nagu minu meelest see kõige olulisem. Elus me tahame igasuguse asju teha, igasuguse asju saavutada. Aga panna nagu tähele, et Jumal, mis sina selle kohta ütled? Mida sina räägid selles hetkes, kus ma täna olen? Inimesed üks ütleb seda, teine seda, kolmas seda, neljas seda ja vahel ma olen segadusse, et aga mis see siis õige on? Ja siis on vaja nagu tõesti minna sinna ülesse mäele ja võtta nagu ühel viisil aeg maha ja küsida, Jumal, mis sa ütled mulle, mis ma pean nüüd tegema? Mis on see järgmine samm? See hääl ei ole piiblis väga sagedane, et Jumal oleks häälega rääkinud. See on 3 korral. Üks oli nendest kordades siin. Üks oli siis, kui Jeesus ristiti ja siis, kui oli Getsemanis. Aga see hääl kõlas. Nii et Jumal võib ka teinekord väga selgelt häälega kõneleda ja rääkida. See ei ole võimatu. See on täiesti võimalik. Ja siin kirgastamise loos ma usun, et need 3 meest, kes sinna mäele läksid, said ühe erilise kogemuse ilmselgelt. Nad nägid Eeliat, nad nägid Moosest, nad nägid Jeesus kirgastatuna, aga nad kuulsid midagi väga olulist. Kuulake, mida poeg teile ütleb. Teda kuulake. Ja see on meie jaoks täpselt samamoodi täna väga oluline. Meil on tohutult palju täna võimalusi. Internetid ja kõik asjad on täis. Imelisi lugusid, imelisi tunnistusi, kus inimesed on vabanenud, terveks saanud, surnud, üles tõusnud. No neid lugusid on internetist võimalik leida väga palju. Aga kõige selle sees, Jumal, aga mida sina minule ütled? Mis on sinu hääl minu jaoks? Võib-olla täna ta ütleb sulle, et sinu järgmine samm on vaat see või loobuda sellest või mis iganes. Inimesed võib-olla räägid teist asja, aga et panna tähele Jumala häält. Võib-olla täna Jumal ütleb sulle, et täna on sinu päev, sinu päästepäev. Ära lase seda võimalust mööda. Lase endast palveta. Mis iganes, vaata seda tunneb Jumala hääle suhtes inimene oma sees. Mis see Jumala hääl on? Teda kuulake, teda kuulake. Nii et ma sooviksin ka, et meie siin, kes me oleme, kõigi nende asjade sees, mis meid ümbritseb, mida me kuuleme, oskaksime nagu tähele panna seda, mida Jumal ütleb. Mida Jumal sina ütled selle asja kohta. Muidugi see on harjutamine, see on õppimine, aga et me ei tormaks iga asja peale, mis me näeme või mis meile öeldakse, ette sõidetakse, kohe seda asja tegema, nii nagu Peetrus, ehitame 3 lehtmaja, vaid võtaksime nagu ühe aja, et saada selgus. Jumal, kas see on tõesti sinu tahtmine? Ja kui see selgus on olemas ja siis sa seda teed, siis sellel on Jumala õnnistus ka. Ja minu jaoks nagu see lugu oli selles mõttes
jälle hea, et ta pani mind mõtlema, et keda ma siis, eks ole, kuulan ja kellele ma kuuletan. Ja ma leian, et ennekõike see peaks olema Jumal. Inimesed ütlevad, mis sa nende kristlastega läbi käid või tead, nad on poolhullud ja nii ja naa ja siis mõned jäävadki ära, sest nad nagu arvavad, et see on õige. Aga Jumal inimese sees räägib, et ei, sul tuleb oma asjad Jumalaga korda panna. Sest see on sinule jaoks elulise tähtsusega küsimus. Ja vaat siis mina arvan küll, et tuleks tähele panna ennekõike seda oma südamelt, seda Jumala häält. Öelgu teised, mis ütlevad, see on ju minu sees, minu otsus Jumala ees. Ja paraku on jah nii, et mitmed õnneks, kui Jumal selle armu kingib, jõuavad selle juurde tagasi aastakümnete pärast. Ja leiavad, et tegelikult see, mis paarkümmend aastat tagasi Jumal mulle ütles, see oli täitsa õige. Aga lihtsalt ma kuulasin teisi hääli nii palju ja asi läks metsa. Aga nagu näeme, Jumal saab meie emotsioonidega väga hästi hakkama, sai Peetrusega hakkama, saab meiega hakkama. Ja lõpuks ikkagi see oluline siit on, et see on minu poeg, pange tähele, mis tema ütleb. Ja sellega ma tahaksin ka nagu lõpetada ja siia midagi rohkemat juurde lisamata paluda, et Jumal avaks meie südame kõrvad, meie südame silmad, et me näeksime ja paneksime teda tähele oma igapäevaelu keskel. Nii et tõuseme ja palvetame veel üheskoos, et Jumal meid tõesti juhiks selle kõige sees. Hea Isa taevas, me täname sind, et sa oled oma armust meile andnud ka need võimalused õppida sind tundma nendel hetketel ka, kui me oleme mäest üles ronimas. Issand, palume, et sinu püha vaim avaks meie südame silmi ja et meil oleks tõesti ka need südame kõrvad, mis panevad tähele sinu poja häält, Jeesuse häält. Ma tänan, et sa kõneled oma sõna kaudu, sa kõneled, issand, oma sulaste kaudu, oma prohvetite kaudu. Tänan sind nende armsate vendade, õdede ees, sõprade ees, kes meil siin koos on ja südames palun, et me iga päev üha enam ja enam õpiksime tundma sinu häält ära kõikide nende paljude häälte seest. Ma tänan sind, et sa aitad meid selles ja et sa tõesti kannad meid läbi ka. Palume õnnistust Timole, kes ka sai aasta vanemaks ja nagu ta ütles, sa oled kandnud läbi teda kõik need 49 aastat, issand. Olgu need järgnevad aastad tema jaoks nagu üks eriline hetk ka seal mäkke ronides, et ta kohtab sind just ühel erilisel viisil, mis aitab teda edasi liikuda. Ja nii meie igaühega, Jumal, me tahame anda end sinu kätte täielikult. Kiidame sinu püha ja kallist nime, mille sees on pääste, mille sees on tõesti see, mida iga inimene vajab. Õnnista oma lähedal oluga meid igat ühte, meie lähedasi. Toome sinu ette need, kelle pärast oleme palvetanud, oma lapsed, oma lapselapsed. Et issand, nemad ka võiksid oma elus kogeda ühte Jumala rahu, mis on ülem kui inimmõistus. Hoia neid ja varja ja kaitse neid. Täname sind, täname ja kiidame sind. Amen. Kas meil on võimalus Kaidel lõpus laulda või peaks? Tundub, et on. Laulame siis lõpus veel ühe kiituse laulu või mis sul välja valib.